küsimus, ega me nüüd selle teoga ei riku sul mingit praegu olevat olukorda ära. Tõesti, eelnähtud härrasmees on vaba ja valaline. Kui te näete esimest korda seda kaunist näonlappi, siis olge mureta. Ma tutvustan teile, kellega on tegu. Tema nimi on Henri Karpov Gustafson, te kolmas. Väga tuntud Eesti YouTube'i staar ja loomulikult on temaga oma juured ajanud laiali telesse. Teda on nähtud mitmel korral isegi saadet juht. Tänase saate eesmärgiks on ehitada poisile ülesse aga äärmiselt tugev kohtingu profiil, et ta leiaks endale õige südamedami. Nii et lähme kohe asja juurde. Hei hopsti, olemegi jõudnud siis sellesse kohta, kus tõesti läheb uurimiseks. Kuidas tänasel päeval leiavad noored härrasmehed endale oled sa kunagi kasutanud mõnda dating aplikatsiooni? Mul on Tinder ühe korra olnud, aga see oli tund aega, sest et me otsustasime füüsikatunnis sõpradega teha ja vaadata, kes seal on ja väga palju sõpru ja siis sai Tartu. Aga täna oleme me Tallinnas. Kas ma võin ära öelda, et ma ei arvanud, et see päev kunagi tuleb, et ma Tinderi nagu teen, sest et ma ei ole seda usku, et ma hakkan netist või kus iganes otsima mingit teemat, vaid ma olen see, kes nagu saab kohtub inimesega või noh, teate küll see. Ehk see on väga ebamugav minu jaoks. Kas sul kunagi reidis välja valitud? Kas ta oli sul sõber või ta oli sul... Ta oli mu klassiõde. Aga mingit teemat ei ole. Aga kas sa küsisid tema käest koolis, et hakkame välja valituks või panid talle lihtsalt välja valituks ära, siis ta nägi seda seal, et ta on pannud. Ma arvan, et see võis MSN-is olla. Teate noored, niisugune olukord oli. MSN on selline nagu aplikatsioon. Nagu Messenger. Aga samas sa nägid, kui inimene tuli online. Ehk samal ajal, et sa tema kirjutada pidi temaga olema online. Kuule, siin on küsimus, mis ülikoolis mul? Pane Tartu Ülikool. Valeta meile. Siis sul on nagu vestluspunkt ja küsib, et mida sa õppisid Tartu Ülikoolis? Mul Lennuakadeemia võib olnud. Selles mõttes, et sa ei taha mitte kunagi valetada. Küsime sinu käest siis niimoodi. Kas me otsime tänasel puhul siis tüdrukut üheks õhtuks või terveks eluks? Marti, ma otsin südame taha. Aga kui me ei hakka valetama, siis ma ei pane Tartu Ülikooli. Ma olen harimatu. Ei, sa paned Tartu Ülikooli, aga see on sul lõpetamata, sa läksid kooli, sa nagu oled otsingutel veel otsimine kuud. Selles mõttes, et sa võid natuke Toomast ikka mängida. Toomast? No see Rannamäe. Natuke hämad on okei. Mis on minu huvid? Siin on jooksmine. Mina paneks näe, vaata. Sulle meeldib Netflix. Working out. Comedy. Netflix comedy. Fishing. Ja. Outdoor. Piknik on ka sulle tegelikult. Vlogging. Ja seda see vist sulle väga tegelikult ei meeldi. Ei, sa ei saa öelda niimoodi. Mulle meeldib seda teha, aga ma ei taha teada, et inimesed teaksid, et ma teen seda. Vein on siin. See sobib ju. Väga hea. Geograaf võiks ka olla siis juba. Kuda Pikil? Continue. Piki leidis endale Tinderist nagu kallima. Päriselt või? Jaa. Väga lahe. No nii. Nüüd aga oota, Läks väga panna seda pikku, aga kuid ette, kui sa swipe'id ja see vend tuleb sulle vastu nagu. Mis mõttes see vend? Ei nagu, selles mõttes, no loomulikult, Henri, aga selle pildi me kindlasti paneme, aga selle paneme nagu swipe'ides nagu kaugemale, et inimesel oleks nagu avastamisrõõmu. Mulle tundub, et sa silud siin midagi praegu. Kõige parem oleks panna tõesti loomulikult mingisugune pintsak reente välja. Käsi jääb alles ju. Samas see on ka niisugune kujutan ette, ma mingi siuke vend tuleb. Samas see oleks naljad. No samas, mis see ütleb sul? See ütleb, et see vend on... Armastab ennast. Jah. Täpselt. Ja ma ei armasta ennast nii palju ka tegelikult. No kinda. Aga mitte nii palju. Kui selles kinda nagu see näitab seda, et sa oled nagu... See näitab, et sa ei karda nagu olla nagu... See ei ole see nagu mingi flex tüüp, aga sa oled niisugune nagu... Sest et see on funny minu meelest. See on ju funny. Jaa. Hei, sina. Tule mu ju sulle külje alla. Tule mu juurde. See pilt oleks hea. Teist veel vaja. See pilt on nagu väga... Sina tegid selle. Kiida ennast. Ei nagu, see pilt näitab, et sa oled nagu reisinud mees. See on väga hea esimene pilt. See on niuke reisinud mees, kellel on nagu vinge... Reis, mille sõbrad ostsid, aga ma reisisin. Aga selles mõttes nagu, mis siin taustal toimub? See tekitab väga palju küsimusi. Mis on väga hea. Tead, miks on hea? Sest et siis, kui tüdrukutele tahavad kirjutada midagi peale hei ka sinna, siis nad saavad nagu hakata pihta küsida, et mis siin toimub. Tule mu juurde... Valdin su fooliumisse ja panen su ahju. Kalaga tehakse sellist. Mitte, et tüdrukut keegi kala. Oh my god, ma ei halb sellest, sellepärast ma ei teegi midagi.
ma loodan, et sätad selle alles pärast seda videot, siis me saame teha järjevideo, kuidas inimesed on päriselt sulle lennanud DM-idesse. Ma tulen su juurde, voldi mind ja pane mind ahju. Palun, kui te näete seda videot ja saate Henriga matchi, siis lennake talle peale kõige mingi hullema pick-up line'iga, mis seostub temaga või tema mingi videotega. Seda oleks väga tore lugeda pärast. Teeme siis niimoodi, kirjutage alla kommentaaridesse kõige oma vingem pick-up line, millega te päriselt Ensugustele lendaksite Tinderis peale. Kui on Greta juurtega naisi, siis kirjutage. siis te pea DM-i kirjutama, helistage mulle. Nüüdseks oleme siis välja selgitanud pildid, mida me tahame kasutada, aga valikul tuleb teha väga strateegiline töö, et esimene pilt kindlasti haaraks inimese silma. See on täpselt nagu YouTube'iski, teed sa väga vinge thumbnaili, sisu võib olla sitt, aga thumbnail peab olema alati väga hea. Me oleme tegelikult thumbnaili juba välja vaadanud. Oleme. Isaga pilt Tinderit. Mis pilti? Jaa, aga nüüd peame järjekorraga muutma. Esimeseks, kuidas me selle isaga pilti kohe kindlasti teiseks ei pane? See kantri pilt on esimene. See pilt on esimene hea. Huvitav, ta on mingis võõras kohas, teine pilt on Tüdrukud on nii lollid või? Nagu kas... Liina, kas see toimib? Toimib ju? See toimib, aga nad teavad ju, et neid manipuleeritakse ja mõned lasevadki ennast meelega manipuleerida, ei või? Kas sa arvad, et naised... Ma olen Tinderis kunagi swipe'inud, ise ma olen ainult oma sõpradele swipe'inud, no ei tea. Kuule, aga saad aru, mis selle kogu selle online datimise juures mulle ei meeldi see imal cheesy jama. Nagu... Aga sul on siin reaalsust ka vaata. Ma ei kujuta ette, et ma kirjutan mingi hei mingi pick-up line, ma ei suudaks, ma cringe'iks nii väga. Igal juhul, siin me nüüd siis oleme. Meil on tegelikult mulle see järgnevus väga meeldib. Meie eesmärk on siis selline, et me saame esimese 3 pildiga, kui nad esimesed 3 swipe'i teevad, siis nad tuli, juba läheb swipe ära. Et nagu need on need, et pärast tulevad. Just, jah. Ma arvan, et esimesed vaatavad seda esimest pilti ja siis läheb kohe juba hupsti. Swipe right, my friend. Mul oleks seda enesekindlust vaja, mis sul tuleb siit praegu. Kas sa tahad notification'it saada, kui keegi? Paneme ikka sisse. Paneme notification'it sisse. Noh, jumala lahe need välja, vaata. Jumala normaal. Teise pilt, miks 2 pilti näid? Ja teine, pildidele laevad ülesse. Minu, saad sa aru, jumala lahe. Jumala lahe, ma pole tükk aega ise Tinderis käinud, ma ei teadnudki, et nagu mingi selline näeb välja. Vaata, kui lahe. Jaa. Ei nagu selles mõttes, et kui ma natuks selleks nagu, seda sul on kõrgkvaliteetiline pilt, sul on nagu, sa naeratad, sa oled lõbus. Me oleme juba, näed, need 3 pilt, sa oled minu võlus juba ära selle esimese 3-ga, ma sain ise nii hästi hakkama. Mul on mingi, jõss. Nii smart photos, about me. No, about you. About me, see, niiviisi, Henri. Mis on sinu tugevused? See, saad aru, see bio on kõige olulisem. Ma tean. Sest et sellega me anname võimaluse nagu tüdrukutel ise läheneda sulle, et nad ei kasutaks tavalist nii-öelda lähenemisviisi. Hei, nagu tüdrukud kasutavad, vaid neil oleks võimalik nagu haarata millestki kinni. Ahoi! Miks võiks te nagu otsin kedagi, kes aitaks Instagrami pilte teha? See on nagu true. Sest et isegi kui sealt ei tule midagi välja, oleks sul tore, kui keegi oleks valmis sinuga tulema sinuga Instagrami pilte tegema. Otsin kedagi, kes maksaks minu elektriarvete ja teiste arvete eest. Otsin kedagi, kellega kommunaale jagada. Või siis nagu let's... Kuule, see on jumala hea! Üüre ja kommunaale jagada või? Kommunaale lihtsalt ära. Kommunaale jagada. Üüri maksan mina. Kommunaalid jagame ära. Igal juhul. Siit meie video saabki läbi. Kui sa soovid sellele videole teist osa ja näha, kuidas sina või mõni sinu sõber kirjutas Henrile, siis piska sellele videole like. Oh my god, loesite, esimese tüdrukuse description ette. Your parents will love me, but your neighbors won't. Nii et isegi tüdrukutel on. Paned selle like ära ja mitu like me peame saama, et saaks teise osa siia tulla? Ütlen midagi väga hullusi, võib-olla ei pea seda ebamugavust veel kord läbi elama, aga ma loodan sinuga nii tore aega veeta, Marti. Sinu swipe'iks küll righti. Aga ma küsisin mitu laiki me peame koguma, et sa nagu oleksid valmis seda 3500 laiki ja siis te näete mind ja Henrit jällegi casting couch'il istumas. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. Ta tundub tore. Äkki see on see tüdruk, kellega ma tantsisin täna, kes on vastasmajas? Nagu läbi akna. Jah. Ole jah. Kummale poole ma midagi tegema pean?
esimene swipe juba